Nädal aega tagasi ostsin ma endale Canon C70 kaamera, mis on esimene Baltikumis. Selles videos jagan ma oma mõtteid ja emotsioone selle ägeda uue kaamera kohta. Ma otsisin väga pikalt ideaalset kaamerat, mis võiks minu töö iseloomuga sobida. Suve lõpus teatas Canon enda uuest C70 kaamerast, mis minu jaoks püüdis kohe pilku. Canoni C70 kaamera on väga äge. Sellel kaamera lähevad ette RF kinnitusega objektiivid. Seda kaamerat võib võrrelda 1DX-iga, mis mul siin samuti laua peal on. Kui ta kätte võtta, siis tegelikult ergonoomika on suhteliselt sarnane. Aga kui me võrdleme nüüd ergonoomikat C70 ja võtame siia kõrvale, siis Canon C300, siis suuruse vahe on üks asi. Ja muidugi raskus, kaal ja kõik see muu on nagu teine asi. Ma otsisin endale pikalt kaamerat, mis ei oleks nii suur kui C300. Ja C70 tundub olevat minu jaoks täpselt see ideaalne. Tänu objektiivi adapterile on sul võimalik panna siia kaamera ette sineoptikaid, poolkaadrit, täiskaadrit ja lisaks Canonile võid sa kasutada siin ees näiteks Tamronit, Sigma või mis iganes sul kotis leidub. Mis mulle selle kaamera juures meeldib, võrreldes näiteks hübriidiga, on see, et sa saad panna 2 mikrofoni läbi mini XLR augu. Heli sa saad sellel kaameral väga mugavalt ise kaamera tagant reguleerida. C70 on väga lahe välja keeratav ekraan, seda saab ka pöörata niipidi ja ta on osaliselt puutetundlik. Turunduses on sotsiaalmeedia väga olulisel kohal, samamoodi ka liikuv pilt. Selle kaameraga on väga hea filmida püstises asendis, sest tal on pandud külje peale statiivi kinnitus, et sa saad automaatselt kaamera panna statiivile püstisesse asendisse ja kui sa menüüd vaatad, siis menüü keerab ka ennast püstisesse asendisse. Minu töös tuleb väga sageli ette selliseid olukordi, kus ma pean tegema väga pikkasid intervjuusid. Mulle meeldib selle kaamera puhul see, et sa paned ta paika, sa paned ta käima ja sa põhimõtteliselt 2 tundi hiljem võite panna stoppi. Siin ei ole limiite, nagu tavaliselt on hübriid- ja peegelkaameratel. Väga hea omadus on see, et sa saad indikaatori peale vajutades näha ära aku täituvust ja kasutades suurt akut saad sa näiteks filmida suure akuga 5+ tundi, kui väikse akuga sa saad teha seda 3+ tundi. See kaamera on mõeldud väga erinevatele filmitegijatele. Tehniliste andmete nimekiri on meeletult pikk. Nende andmetega saate te tutvuda alloleval lingil. Nendest andmetest leidsin ma enda töö jaoks just sobivad. Näiteks kaameral puudub salvestuslimiit. Tal on sisse ehitatud ND filtrid. Kaameral on väga hea autofookus koos näotuvastusega. Ta suudab teha 4K pilti 120 kaadrit sekundis ja ta on väike, ergonoomiline, sobib ideaalselt gimbali peale. Selle nädala jooksul ma õppisin seda kaamerat tundma väga erinevates tingimustes. Ma filmisin sellega stuudios Grete Baiat, kus ma kasutasin aegluupi. Filmisin mitu erinevat pikka intervjuud. Tegin mõned imagoklipid. Mulle meeldib selle kaamera juures see, et sa võite võtta kotist välja ja põhimõtteliselt kohe minna filmima. Viimase nädala jooksul ma olen praktiliselt iga päev seda kaamerat kasutanud. Minu ootused ja lootused selle kaamera osas on ületatud. See on ideaalne kaamera mulle.